kuidas improviseerida stseeni osa 2. Esimeses osas rääkisin partnerile reageerimisest. Nüüd teises osas räägin kordamisest. Mida iganes ma tegin, ma teen seda uuesti. Improstseenid ei lähe igavaks mitte sellepärast, et seal toimub liiga vähe, vaid just sellepärast, et seal toimub liiga palju. Stseen on müra täis, miski pole oluline. Kordamine kehtib ka juhul, kui ma ei tea, mida teha stseenis. Reageerisin oma partnerile, reageerin uuesti samamoodi. See aitab mul mõista seda emotsiooni, mida ma mängin ja oma tegelast paremini. Sellest saab juhis minu edasisteks tegevusteks siin stseenis. Näiteks ma reageerisin oma partnerile, et sa oled nii seksikas, kui sa lihtsalt seisad ja mõtled, siis mida iganes ta teeb seal stseenis, ma reageerin samamoodi, ma kordan seda. Isegi kui ta pöörab mulle selja, kõnnib minust eemale, ma olen nagu mingi ilus vaade ja see distants nüüd meie vahel seksikas. Kordamine on osa ka komöödiast. Näiteks kui mu partner teeb midagi, mis ei ole seksikas, aga ma olen järjepidev oma tegelasega ja kordan oma reaktsiooni, et see on ikka seksikas, siis seal on mingi selline konflikt ja tihti tekitab naeru. Näiteks mu partner sööb suu lahti ja matsutab, muidu see ei ole seksikas, aga minu tegelane reageerib ikka mingi suu lahti matsutad, nii kuum, yeah. Kordamist saab kasutada ka sündmuste peal. Ütleme, et on stseen, kus tüdruksõber jätab su maha. Kordame seda, teeme seda veel. Kes veel mind saaks maha jätta? Näiteks vanemad tulevad, jätavad maha. Sa ei ole enam mu poeg ja võib-olla ka minu koer. Pointu on nagu hüvasti peremees. Läheb ka ära. Loodan, et sellest oli abi. Jälgi Ruutu 10 ja näeme varsti.